Kuulujutud riigipöördest levivad üle kogu Iraani. 2 poolt võitlevad nüüd riigi kontrolli pärast. Üks pool püüab pidada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega ja teine pool püüab neid takistada. Vihavaen 2 poole vahel on muutunud nii tõsiseks, et võitlus on jõudnud avalikkuse ette ja Iraani avalikkus näeb täpselt, mis toimub. Ühte poolt, kes püüab pidada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, juhivad parlamendi spiiker Khalif Baf ja välisminister Araqchi. Teist poolt juhib IRGC. Vaadake seda kõige värskemat raportit käimasolevast kodusõjast. Vaidlus mõlema poole vahel süvenes pärast seda, kui sotsiaalmeediakonto, mis on seotud kõva liini pooldaja Said Zalisiga, Khalif Bafi pikaajalise poliitilise rivaali ja Iraani riikliku julgeolekunõukogu liikmega, avaldas postituse. See konto avaldas postituse märksõnaga #riigipöörde planeerijad. Postitus kutsus Mustafa Hameneid, praegust kõrgeimat juhti, avalikult selgitama oma seisukohta, kas ta toetab läbirääkimisi või mitte. Hoiatades, et ilma sellise kinnitamiseta võivad ametnikke süüdistada tegutsemises juhi loata. Kõige šokeerivam osa kogu sellest oli see, et konto deaktiveeriti kiiresti kohe pärast selle postituse avaldamist. Nüüd on šokeeriv, et konto lihtsalt kadus kohe pärast selle postituse avaldamist. Võib-olla on kodusõda muutumas palju vägivaldsemaks, kui me arvame. Aga siiski, see polnud mingi üksikjuhtum. See oli üks paljudest postitustest. See oli üks paljudest näidetest, kus mõjuvõimsad inimesed Iraanis pöördusid läbirääkijate vastu. Ühes postituses öeldakse, et läbirääkimistest pole Iraanile mingit kasu, ainult kahju. Teises postituses öeldakse, et IRGC peaks sekkuma ja takistama läbirääkijaid, sealhulgas Khalif Bafi rahvust reetmast. See on esimene kord, kui me näeme 2 fraktsiooni avalikult omavahel põhimõtteliselt võitlemas pärast selle sõja algust. Ja seda sellepärast, et Iraan oli justkui ühtseks saanud. Isegi need inimesed, kes varem protestisid, ei olnud tänavatel, sest käimas oli sõda ja nad kartsid välja tulla. Aga nüüd, kõige selle tõttu, mis relvarahu ajal toimub, näevad Iraani rahvas ja kogu maailm, et islami režiim on sügavalt lõhestunud, isegi kõrgeimal tasemel. Olukord läks nii hulluks, et parlamendi spiiker pidi minema riigi televisiooni ja selgitama Iraani rahvale, miks läbirääkimised on olulised. Ta ütleb, et kuigi Iraan võidab sõda, on Ameerika Ühendriigid lihtsalt palju suurem sõjaline jõud ja seepärast peab ta tegema seda, mida ta praegu teeb. Kuulake. Inimesed on olnud tänavatel juba peaaegu 50 ööd järjest. Mis puudutab tehnoloogiat, siis me tulistasime alla 170 kuni 180 drooni. Eelmises sõjaringis ei olnud meil sellist kaitsevõimet. Kõik see on arenenud viimase 7 kuni 8 kuu jooksul. F-35 hävituslennuki allatulistamine ei olnud juhus. See ei ole juhus. See oli mitmes valdkonnas arendatud jõupingutuste ja võimete tulemus. See ei tähenda, et me oleksime sõjaliselt tugevamad kui Ameerika Ühendriigid. On ilmne, et ameeriklastel on rohkem raha, varustust ja võimekust kui meil. Neid on rohkem kui meil. Ma märkasin, et meie kallid inimesed ütlevad, et me oleme vaenlase hävitanud. Ei, me ei ole neid hävitanud. Ja me peaksime seda teadma. Ja siis ta jätkab selles intervjuus selgitamist, et Iraan ei loobu läbirääkimistel millestki, millest ülemjuht ei taha, et Iraan loobuks. Ta ütleb, et Iraan ei kavatse alla anda, hoolimata sellest, mida Trump oma avaldustes räägib. Ta selgitab avalikkusele, et läbirääkimised on lihtsalt viis võitluse jätkamiseks. Need on sisuliselt lahinguväli, kus Iraan peab vaprat võitlust. Kuulake. Nii algabki siin läbirääkimiste protsessi üle läbirääkimine. Selles olukorras kujutavad läbirääkimised endast võitluse vormi. See võitlusviis täiendab teisi vorme. Palun meie kallil rahval ühineda 3 võitlusareeni ümber, mis tegelikult moodustavad ühe lahinguvälja. Võidulipu tõstmine ja meie rahva saavutuste ametlikuks tegemine. On protsessi algus. Olge kindlad, me ei tee selles osas mingeid järeleandmisi. On protsessi algus. Läbirääkimised on võitlusmeetod, mis täiendab sõjalisi pingutusi, et kindlustada tänavatel olevate inimeste õigused ja täita meie auväärse rahva nõudmised.
Nad peaksid teadma, et me taotleme neid eesmärke järjekindlalt. nüüd on meie inimesed tänavatel. Meie inimesed tänavatel võitlevad selles areenil. Meie relvajõud võitlevad sõjalises areenil ja mina sõdurina võitlen läbirääkimiste vallas. Nüüd läheb asi natuke huvitavamaks, sest inimesed, kes on Iraanis läbirääkimiste vastu, kutsuvad ülemjuhti üles avalikult välja tulema ja sisuliselt rahvale ütlema, et ta toetab läbirääkimistel toimuvat. Aga ülemjuhti pole ikka veel kusagil näha. On raske uskuda, et ta saab juba üle 45 päeva ravi. Võib-olla olid vigastused nii tõsised või on ta hoopis surnud ja inimesed lihtsalt teesklevad, et ta on endiselt olemas. Kuid siiski, avalikkuses levib võitlus ja kulisside taga muutuvad asjad veelgi pingelisemaks. Vaadake seda raportit. Iraani parlamendi spiiker kritiseeris teravalt Ameerika Ühendriikidega võimaliku kokkuleppe vastaseid kohtumisel nõunikega. Khalif Baff, kes on samuti juhtinud Iraani delegatsiooni viimastel läbirääkimistel Washingtoniga, kirjeldas selliseid isikuid nagu Said Zalili ja üht äärmuslikku Iraani parlamendiliiget kui äärmuslikke militaarseid tegelasi, kes hävitaksid Iraani. Nüüd see Said on see mees, kes esimesena säutsus riigipöörde kavandajatest, kellest me video alguses rääkisime. Igatahes, jätkame. Khalifa ütleb, et see leer kasutas riigi televisiooni ja mobiliseeris äärmuslikke toetajaid, et tugevdada vastuseisu läbirääkimistele ja võimalikule kokkuleppele Ameerika Ühendriikidega. Khalifa avaldas samuti muret selle üle, et ta võidakse parlamendi esimehe kohalt eemaldada ning et välisminister Aragachi võidakse sellisel ajal ametist välja tõrjuda. Ja siin tahan ma kõigile, kes pole jälginud, meelde tuletada. Kogu see asi sai alguse sellest, et välisminister Aragachi ütles, et Hormuzi väin on täiesti avatud. Ja siis ütles Islami revolutsiooni kaardivägi, et ei ole. Ja sellest ajast alates on Islami revolutsiooni kaardiväe merevägi edastanud kõigile Pärsia lahes olevatele laevadele sõnumit, kus nad sisuliselt nimetavad Aragachit idioodiks ja ütlevad, et Hormuzi väin ei ole avatud, ükskõik mida mingi idioot Twitteris ütleb. Õnneks käivad samal ajal, kui see kõik toimub, endiselt läbirääkimised. Need küll viibivad, aga neid ei ole tühistatud. Enne kui me selleni jõuame, las ma räägin teile Iraani laevast, mille USA väed just kinni pidasid, sest see vedas midagi šokeerivat. Reutersiga rääkinud allikate sõnul vedas Iraani lipu all sõitev konteinerlaev Tuska, mis pühapäeval kinni peeti, tõenäoliselt kahesuguse kasutusega esemeid, mida Iraani sõjavägi võiks kasutada. Siin on oluline minna tagasi aastasse 2019, kui see laev esmakordselt USA poolt sanktsioonide alla pandi. Näete, selle laeva sanktsioneerimise põhjuseks oli kahtlus, et see vedas esemeid, mis olid mõeldud Iraani ballistiliste rakettide programmile. Seega pole välistatud, et laev püüdis ka seekord midagi sarnast vedada. Iraan kasutas võib-olla relvarahu selleks, et laadida kaupa juhuks, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Või kasutas IRGC relvarahu selleks, et laadida kaupa, sest nad tahavad olla kindlad, et läbirääkimised ebaõnnestuvad. Samas on oluline üks asi selgeks teha. See TV, mida me teame, põhineb esialgsel aruandel, mille USA sõjavägi koostas. Nüüd, kui laev on USA kontrolli all, olen kindel, et meil on peagi konkreetsemad tõendid selle kohta, mida see vedas. Seega kindlasti vajutage allpool olevat tellimisnuppu. Niipea, kui meil on see teave olemas, teen kindlasti selle kohta video, et te saaksite seda vaadata. Eile saime paar kommentaari inimestelt, kes ütlesid, et nad ei näe meie videoid oma avalehel. Kui te vajutate allpool olevat tellimisnuppu, siis see tõesti aitab meid ja aitab ka teid, sest see annab YouTube'i algoritmile märku, et teid huvitab see sisu ning seetõttu näidatakse teile suurema tõenäosusega meie uusi videoid, kui me need avaldame. Uuendustest rääkides andis USA keskväejuhatus meile täna hommikul uue teate. Nad on seni suunanud 27 laeva ümber pöörama või Iraani sadamasse tagasi pöörduma alates sellest, kui USA blokaad algas. Kuulake klippi, mille nad täna hommikul avaldasid. See on Ameerika Ühendriikide sõjalaev 115. Te sisenete sõjalise blokaadi alale. See Iraani sadama blokaad jõustatakse ja kehtib kõigile laevadele sõltumata lipust. Iga laev, mis kavatseb Iraani sadamasse siseneda või sealt väljuda, allub kontrolli ja läbiotsimisõigusele vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Kui proovite blokaadist läbi murda, sunnime teid jõuga alluma. Lõpetan. Blokaadi kestel kasutab USA sõjavägi ka allveeroboteid ja droone, et jahtida Iraani revolutsioonilise kaardiväe poolt Hormuzi väina paigutatud miine. Esiteks on olemas tavaline mehitamata pinnalaev, RTX-i toodetud droon, mis veab järel ujuvat sonarsüsteemi nimega AQS-20. See skaneerib merepõhja miinide leidmiseks patrullides korraga umbes 30 meetri laiustes ribades.
Seejärel on olemas akutoitelalvedroonid MK-18 Motu Kingfish ja Knifefish, mille on tootnud General Dynamics. Neid saab väikelaevalt vette lasta ja kasutada miinide otsimiseks kindlas piirkonnas. Kui miinid on leitud, saadetakse välja teine laine mereroboteid, kes hävitavad need lõhkeainetega või lasevad need kaugjuhtimise teel õhku. Neid meetodeid kasutades saab liiklus pärast koridori puhastamist taas normaalselt toimida. Nüüd peame meeles pidama, et ohuks pole mitte ainult allveedroonid, vaid ka Iraani revolutsiooniline kaardivägi, kes võib saata välja oma allveedrooni või näiteks veedrooni või isegi shahedrooni, et laeva rünnata. Ja lisaks sellele võivad nad alati saata välja väikese paadi Iraani revolutsioonilise kaardiväe sõduritega, kellel on AK-47 ja kes tulistavad tankerite pihta, nagu me eile nägime. Seetõttu, kui ei sõlmita pikaajalist rahulepet, on ebatõenäoline, et liiklus naaseb Hermusi väina tavapärasel viisil. Kuid siiski, kui leping eelseisvatel läbirääkimistel sõlmitakse, oleks miinide eemaldamine esimene samm. Nii et USA saab juba varakult alustada. Nüüd pöörame oma tähelepanu läbirääkimistele. Tundub, et hoolimata kõigist edasi-tagasi liikumistest ja viivitustest plaanib Iraani delegatsioon juba teisipäeval sõita, ehk siis homme, Islamabadi läbirääkimisteks. Parlamendi esimees Khalif Puff juhib neid kõnelusi ja osaleb ainult siis, kui ka J.D. Vance osaleb Ameerika poolelt. Õnneks saame Ameerika poolelt teateid, et asepresident J.D. Vance peaks homme Washingtonist lahkuma, et osaleda viimastel läbirääkimistel Pakistanis Islamabadis. Nüüd, siin mängib ajastus olulist rolli, sest kui ta lahkub homme, kulub Pakistani jõudmiseks umbes 16 tundi. See tähendab, et ajaks, kui ta Pakistani jõuab, peaks relvarahu olema lõppenud. Nii et kui seda ei pikendata, siis me ei tea, mis juhtuma hakkab. Ma kahtlen, et kõik lihtsalt hakkavad uuesti tulistama, sest see tähendaks, et läbirääkimised on justkui pausil, kui tulistamine uuesti algab. Nii et see on ebatõenäoline, et see juhtub, aga siiski on see ebakindlus olemas, sest see kohtumine, mis loodetavasti toimub kolmapäeval, seda oodati juba eelmisel kolmapäeval ja seda lihtsalt lükati edasi ja veel edasi. Nii et nüüd tähendab see seda, et relvarahu võib olla selleks ajaks läbi, kui kõik lõpuks läbirääkimiste laua taha jõuavad. Ja loodetavasti saab seda pikendada, muidu tekitab see lihtsalt rohkem segadust kõigile asjaosalistele. Igatahes, mis iganes juhtub, anname teile kindlasti teada. Nii et kindlasti vajutage allpool tellimisnuppu ja kohtume järgmises videos. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraanis Qadžaaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Arva ära, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti vaata see kindlasti üle. Saad seda vaadata, kui klikid kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsad oma ekraanil lõppkuva videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.